Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios pühapäeva hommikul kell 11 ja õhtul kell 9 ja siis muidugi internetist siis, kui isu peale tuleb teil. Valimised said läbi ja nüüd me jätkame siin praegu Mart ja Martin Helme kahekesi stuudios, millest me ikka räägimegi läbi saanud valimistest või õigemini täpselt nad ei ole veel läbi, sest me oleme teinud hunniku kaebusi. Aga ütleme siis sellest, mis siis meil pühapäeva õhtul kokku loeti ja kuidas seda esitleti. Valede keeristormi on ikka päris palju, aga ma sissejuhatuseks... Propaganda ja desinformatsioon. Jah, propagandat ja desinformatsioon ja ma kõige esimese asjana ütlen seda, et minu meelest ei ole üldse jälle mingit kahtlust. E-valimised on meil valimiste korraldaja poolt korraldatud valimiste pettus. Et ehk teisisõnu see, mis meil toimus e-valimistega, me oleme seda siin mitu korda saates rääkinud, aga nüüd on sellele lisanud veel üks pikantne siis aspekt. Pühapäeval loeti e-valimised valimisteenistuse poolt kokku e-valimistulemused oma nende kompromiteeritud võtmekestega ja esmaspäeval korraldati nii paberile kui e-hääletusele või e-häältele siis korduslugemine, et kõik oleks pühapäeva õhtul on kiire, kõik on juba väsinud ja loetakse üle ja mingid väiksed täpsustused tavaliselt paberhäältes liiguvad ka, aga mitte väga palju. E-valimisi, nagu me kõik teame, on alati meile siis nagu kinnitatud või reklaamitud sellega, et e-valimistel ei ole võimalik, et vigu sisse tuleb, sest see kõik on matemaatiline valem. Et matemaatiline suur valem jookseb ja see valem arvutab kõik need hääled välja, krüptogrammi teeb lahti, krüptogrammist saame hääle teada, selle lööb kokku ja kõik on filigraanne, matemaatiline valem ei valeta. Ja nüüd tehti esmaspäeval e-hääletuse ülelugemine ja audiitori kontrollprogramm ütles, et ei tööta see asi, ei tööta õigesti see asi. Ehk siis, mis on, kui me nüüd ütleme, paneme selle siis mingitesse sellistesse terminitesse, korduslugemine auditeeringud ei läbinud, sest et vead olid sees. Ja vead olid sees veel mitte lihtsalt suvalises kohas, vaid vead olid sees selle koha peal, kus audiitorprogramm pidi kinnitama, et valimisurn, see virtuaalne valimisurn, kus on siis need põhimõtteliselt pikk koodijupp, mida siis lahti krüpteerimisel saab hääleks lugeda, et see ei olnud terviklik, mis teisisõnu tähendab, et puudus matemaatiline võimalus kinnitada, et see urn on rikkumata. Mina mäletan oma kooliaegu, need on väga kauges minevikus, oma 60 aastat varsti möödas juba ja ma mäletan, ma ei olnud matemaatikas väga tugev üldse, ma olin matemaatikas võiks öelda isegi nõrk, aga selle asja ma sain selgeks, et kui sa mingit võrrandit lahendama hakkad, siis kui sul tuleb lahendamise käigus sisse mingi viga, jätad kuskil sulu lahti, paned koma valesti, jätad koma panema. Jah, ühesõnaga, teed mingisuguse sellise näpuka, nii öelda. Siis see lõpptulemus tuleb teine. Kuna võrrandise puhul on ette nähtud, missugune see lõpptulemus peab olema, õige lõpptulemus, siis võib öelda, et ta tuleb vale. Nüüd mõtleme selle sama võrdluse peale. Kui ta tuleb teadlikult vale, siis ta on pettus. Kui e-valimiste puhul on see krüptogramm või mis iganes ta nimi on, võrrand ütleme kujundlikult, on kusagil jäetud mingi sulg lahti, siis sealt hakkab jooksma hoopis kuskile mujale ja ta jookseb sinna, kuhu ta ei pea jooksma, aga võib-olla ta jookseb sinna, kuhu programmeerija on tahtnud, et ta jookseks teistmoodi. Et see on hästi lihtsalt puust ja punaselt ära seletatud, mis on selle jutu mõte, et audiitor ütles, et programm ei tööta õigesti. Ja ütleme siis puhtformaalselt saab öelda niimoodi, et e-valimiste e-häälte korduslugemine ei läbinud audiitori kontrollil
auditeerimist. Ja auditeerimine on selles mõttes me kõik teame, audiitor justkui peab olema, audiitoriga on meil niikuinii probleeme, sellest me oleme ka siin rääkinud, et ta peab olema sõltumatu ja ta peab kontrollima vastavust ette antud siis sellele skeemile, mis öeldakse, et näe, meil paberi peal on skeem selline, nüüd sina kontrolli, kas päriselus nii on või kui me raamatupidamislikust audiitorist räägime, siis raamatupidamislik audiitorile öeldakse, et näe, meie raamatupidamine näitab, et nii palju liikus raha siia ja sinna ja tulemus on selline ja selline, audiitor tuleb, ütleb, et jah, vastab tõele, sinna nii palju raha liikus, nii palju tuli sisse, jääk on selline. Et ja kui ei ole selline, siis ta ütleb, vabandust, teie raamatupidamine ei klapi. Ja praegu audiitor ütles, teie raamatupidamine ei klapi. Aga selle me saime teada esmaspäeval ja tegime kolmapäeva hommikul, teisipäeval siis uurisime, kolmapäeva hommikul tegime siis taotluse valimiskomisjonile korraldada veel kord ühed lugemised, e-valimiste lugemised. Ja selle käigus soovime me kontrollida siis ka erinevaid valijate nimekirjasid ja riist ja tarkvara ja nüüd sellele reageeris valimiskomisjon jutuga, et kõik on hästi. Loomulikult. Lisaks sellele esitasime me kolmapäeval Riigikohtusse kaebuse valimiskomisjoni peale, sest valimiskomisjon arutas meie 2 e-valimiste teemalist kaebust pühapäeval, valimispäeval, kus me siis tegime kaebuse sellega seoses, et neid võtmed ei olnud korralikult turvatud ja tegime 2 kaebust ja teine kaebus ütles, et kuna on tehtud nii palju vigasid e-valimiste korraldamisel, muu hulgas jäetud kehtestamata detailsed reeglid, kuidas üldse e-valimised turvaliselt läbi viia, siis on e-valimised tervikuna läbi viidud ebaseaduslikult ja tuleb tühistada. Kõik e-hääled tuleb kustutada ja need inimesed, kes käisid hääletamas elektrooniliselt, peavad saama kordusvalimisel läbi viia. Et selle andsime me nüüd Riigikohtusse üle ja eks Riigikohus hakkab seda nüüd siis puurima. Ma olen peaaegu ettekindel, et ta ütleb, et meil puudub kaebe alus, me tulime vale tähtajaga ja üleüldse olge õnnelikud, et teid lastakse kandideeridagi. Et meil on kuskil 70 erinevat kaebust tehtud alates 2005. aastast Riigikohtule seoses e-valimistega ja sellest 70 kaebust, kui ma õigesti mäletan, 4 või 5 on sellised, millele Riigikohus üldse on reageerinud. Ülejäänud 60, ma ei mäleta 4 korda või midagi taolist on Riigikohus öelnud või 66 korda, ma ei mäleta peast, on Riigikohus öelnud, et puudub kaebe alus, et teil ei ole üldse põhjust, see ei puuduta teid, teie ei saa siin kaevata. Et kaebealus puudub, tähtaega ei ole õigesti tehtud, etteheide ei ole õigesti vormistatud, me ei hakka üldse arutama. Ja siis kuskil 3-4 korda on Riigikohus öelnud, eks ole, et jah, siin mingeid väikseid probleeme on, valimisteenistus peab seda paremini lahendama. Et Riigikohus pole mitte kunagi arutanud e-valimiste põhiseaduspärasust, kui me tihtilugu kuuleme, kuidas kõik ütlevad, asi on Riigikohtust läbi käinud, Riigikohus on öelnud, et sellega on kõik korras. Vastupidi, ei ole kunagi seda öelnud, et kõik on korras, on teinud paaril korral lahenduse, kus ta ütleb, et asjad ei ole korras, aga tehke korda. Vot seda ta on teinud. Ja ta ütleb, et Riigikogu peab selle korda tegema. Riigikogu peab seadusandlust täiendama nii, et ta oleks põhiseadusega kooskõlas. Riigikogu peab sellisel juhul hakkama põhiseadust muutma ilmselt. Sest juba ainuüksi see, et meil valimised peaks olema ühetaolised, toimuma konkreetselt ühel kindlal päeval ja olema salajased, täiesti salajased ja kontrollitavad, ka see on öeldud, ja kontrollitavad. Siin ükski nendest punktidest ei päde. Ja aga miks peaks Riigikogu, mis on saadud e-häältega, hakkama kaotama e-hääletust? See ei ole ju, see on sisuliselt, kas see Tšehhi muinasjutt oli, kus kuningas ei tahtnud oma tütart talupojale anda ja siis andis ülesanne, et ära tule kosima mu tütart, ära tule valges, ära tule pimedas, ära tule riides, ära tule alasti ja ära tule jala, aga ära ole ka hobuse seljas. Et siis, see on täpselt see, mida ta meile ütleb, et Riigikogu tehku korda. Et me peame siis kavalad No peame kusjuures, aga seal on nüüd puhas formaalsus veel. Riigikogu selles koosseisus 24. aastal muutis seadust, e-valimiste seadust, me olime sellele loomulikult vastu, sest et ta tegi kogu seda kontrollitavust veel ligadi-logadimaks. Ja selle seaduse muutmise tulemusel muutusid mingid varasemad paragrahvid, mille tõttu läksid valimisteenistuse poolt kehtestatud sisekorra reeglid vastuollu seadusega. Ja nüüd valimisteenistus tühistas
need sisekorra reeglid, aga uusi kehtima ei pannud. Nii et kogu e-valimine viidi läbi ilma siis kehtivate turvareegliteta. Üldse mingisugust turvareeglistikku pole. Pole öeldud, kus ruumis võib mingeid asju teha, kuidas tagada mingisuguste riistvara või tarkvara turvalisus, ei ole öeldud, kuidas seda kontrollitakse. Mitte midagi sellist ei ole. Mitte midagi sellist ei ole, lihtsalt inimesed vaatavad lakke ja ütlevad, et meile tundub, et võiks nii teha. Ja vaata, see on nüüd küll asi, kus tuleb öelda, et aga seadus ütleb, et need peavad olemas olema. Ehk täiesti puhtformaalselt, puhtjuriidiliselt e-valimised viidi läbi täiesti ilma seadust järgimata. Nii et ma tahaks kohe näha, missuguse kavala, geniaalse ja andeka loomingulise viisiga Riigikohus meile ütleb, et las olla edasi. No küll nad leiavad selle, nad on ju sellised selgrootud tegelased, et väänavad ennast sõlme, aga leiavad sellepärast päeva selge on ju see, et seni kuni see režiim Eestis märatseb, e-valimisi ei muudeta, aga ainus lootus on selle peale, et kui ameeriklased ühel hetkel jõuavad oma soo kuivendamisega ka Euroopas Eestisse ja põrutavad jalaga vastu maad ja ütlevad, et olgu olla, homme päev lõpetate ära, siis homme päev lõpetatakse ära, siis lõpetatakse ära homme päev. Siis on juba ennem õhtut. Jah. Aga praegu on olukord niisugune, et minu arvates me liigume samm-sammult selles suunas, nagu me nägime Rumeenias, kus ühel hetkel öeldakse, et need inimesed ei sobi kandideerima üldse, tühistatakse üleüldse valimistulemused, kuulutatakse täiesti suvalisel päeval, suvalistel tingimustel, suvaliste nimekirjadega, suvaliste reeglite alusel välja uued valimised, millede puhul on ette teada, et need valimised võidavad globalistlikud, euromeelsed või muud varianti ei ole, sest et teisi jõudu ei registreeritud kandidaatidena. See meenutab ikkagi 1940. aasta Riigivolikogu valimisi. Ei, rohkem, see meenutab seda, kuidas Venemaal valimised käivad. Jah, seal ka ei tohi kandideerida, Navalnõid ja mis nad kõik seal on, ei tohi kandideerida. Aga rääkida siin mingit Kremli juttu, kuidas EKRE tahab Kremlit või ma ei tea midagi muud taolist jura, kulla sõbrad, te ise teete meile Kremlit siin. Ja selles olukorras muidugi on nii, et minu arvates on täielikult diskrediteerinud ennast nii valimisteenistus kui valimiskomisjon, need on kaks erinevat asja. Valimiskomisjon on ennast diskrediteerinud ühel moel ja valimisteenistus teisel moel. See tähendab, et juba nende turvavõtmete diskrediteerimine peaks tähendama seda, et kogu valimiskomisjon astub in corpore tagasi. No valimisteenistuse juht ka, normaalses riigis oleks ammu lahti lastud. Aga me olemegi olukorras, kus valimiskomisjon, mille seaduse kohane ülesanne on olla järelevalveorgan valimisteenistusele. Ehk siis kõik kaebused valimisteenistuse kui haldusorgani tegevuse peale lähevad valimiskomisjonile. Valimiskomisjoni ülesanne on hoolitseda selle eest, et valimised viiakse läbi ausalt, läbipaistvalt, seadust järgides, kõiki kaebuseid erapooletult siis menetletakse. Aga välja on kukkunud niimoodi, et valimiskomisjon ihu ja hingega punnitab endal silmamunad peast välja, et tõestada, et valimisteenistus ei ole kunagi milleski eksinud, kõik on hästi ja nii-öelda mätsida kinni valimisteenistuse vigasid. Et see on nüüd valimiskomisjoni selline põhiroll, vähemalt nende viimastel valimistel küll olnud. Ja siin ei olegi nüüd muud valikut. Nüüd tuleb ikkagi alustada totaalset survet ja tegelikult kui inimesed tänaval tulevad ligi ja ütlevad, kas nendest e-valimistest kunagi lahti ei saa. Ja kampaania ajal me kuulsime seda juttu ju, iga teine inimene tuli ja ütles, et kuulge, kas te ei saa kuidagi neid e-valimisi ära lõpetada. Siis mina ütlen praegu inimestele, aga te peate meile selleks appi tulema. Te peate meile tulema appi ja me peame hakkama avaldama üheskoos pikettide, meeleavalduste, märgukirjade, petitsioonidega, mis vahenditega iganes. Survet selleks, et see korrumpeerunud seltskond in corpore, täies koosseisus, viimse kui kojameheni tuleb välja vahetada. Aga nüüd hüpates sellest sinu jutust, et Kremli jutupunktide süüdistamisest, lähme nende süüdistajate juurde. Põhisüüdistajateks tavaliselt on reformierakondlased ja reformierakondlased. Kuidas siis läks kah selle jutuga, et kõik, kes ei toeta Reformierakonna maksutõususid, on Kremli käsilased? Häving oli, et muidugi mul ei ole ühtegi
ma kordan seda, mida ma olen mõnigi varem kord öelnud, et ei ole võimalik piisavalt põlastada Eesti peavoolumeediat või liiga palju põlastada Eesti peavoolu. See, mismoodi peavoolumeedia presenteerib meile valimistulemusi, on kogu oma kogumis lihtsalt lõputu libauudiste või võltsuudiste lõputu voog. No ajupesu põhimõtteliselt. Ja Eesti meedia, ERR tegi lausa suure pealkirjaga uudise, et valimiste kaotajateks olid Reformierakond, Eesti 200 ja EKRE. Mina küll ei saa aru, kuidas meie nüüd valimiste kaotajad oleme. Jah, ma tunnistan ausalt, tähendab, me peame olema võimelised vahet tegema kahel asjal. Üks asi on see, et me oleme täiesti kindel, mul ei ole mingit kahtlust ja keegi ei ole olnud võimeline ka seda ümber lükkama, et meilt varastati hääli ja varastati päris palju hääli. Ma olen täiesti kindel, et teistele parteidele pandi juurde e-hääli. Kui Riigikogu valimiste ajal pandi juurde Reformierakonnale Eesti 200-le, umbes niimoodi, et nendel kuskil seal 15-20% oli paberhääled ja kõik ülejäänu oli kuskilt müstiliselt tulnud e-hääled, siis seekord nad ei saanud niisugusel moel hääli. Nende e-hääletajad olid täies koosseisus kolinud ümber, enne imet, uus jõud parempoolsed ja sotsid ja väga paljudes kohtades valimisliidud. Valimisliidud ei suutnud oma õnne uskuda, kui palju neid e-valijaid on tekkinud. Kunagi varem ei ole maavillased mehed, eks ole, elupõlised vuntsid, vallavanemad. Järsku on saanud e-valimisi nii palju, e-hääli nii palju, et varem nagu tavaline samas foonis, nüüd on järsku pumm juures. Ja siis tulbad tõsteti ühtede parteide tagant ära teiste parteide taha. Et selles ei ole mul mingit kahtlust, et meil ei ole ausad valimised olnud. Meil puudub võimalus öelda, et me teame, mis oli valija tahe või valija eelistus. Aga ma selle kõrval ei segaks ära või ei ajaks asja, et ma täiesti selgelt saan aru ja möönan, et võrreldes 21. aastaga meil ei olnud nii suurt, nii kõrget toetust, nagu meil oli 4 aastat tagasi. Et meil oli mõnevõrra madalam toetus ja saimegi mõnevõrra vähem kohti. Aga see ei olnud mingi katastroof, see ei olnud mingi häving, see ei olnud mingisugune, ma ei tea, täielik auku kukkumine. See lihtsalt ei vasta tõele. Reaalsus on see, et me tulime valimistel mandaatide arvestuses 3. kohale. Esimese koha saidki need samad valimisliidud, 1640 ütleme siis volikogu kohta on terves Eestis kokku, kõik linnad ja vallad, ja valimisliidud võtsid peaaegu pool sellest, 700, ma ei mäleta, 30 või 40. Ja me unustame muide ühte asja. Et paljudesse valimisliitudesse olid ennast peitnud sotsid ja Reformierakondlased. Ja ma ütlengi, et osad valimisliidud said müstiliselt suured e-hääled. Ja teisele kohale tuli Isamaa oma suure Eesti vajab muutust jutuga ja sai umbes veerand volikogu kohtadest, ehk seal kuskil 300, ma ei mäleta peast, 360 äkki midagi, 300 midagi sellist. Ja meie saime siis 3. kohal olime 164 volikogu kohaga, kõik teised jäid selja taha. 3. koht, oleks tahtnud rohkem saada, aga 3. koht on jätkuvalt auhinnaline pronksmedal. Ei ole häving, ei ole katastroof, ei ole kukkumine. Ja mis on veel üks väga oluline asi? Võrreldes 21. aasta kohalike valimiste järgse perioodiga me oleme oluliselt rohkemates kohtades koalitsiooni läbirääkimiste laua taga. Palju rohkemates kohtades ja palju suuremates kohtades. Et siin maakonnakeskused või keskmise suurusega linnades, et tänase päeva seisuga ma ei saa veel öelda, et on lukku löödud asjad. Et me ei ole veel kuskil lõplikult, eks ole, volikogu esimehi ja vallavanemaid ja linnapäid ära hääletanud. Aga võrreldes 4 aasta tagusega EKRE on rohkemates kohtades võimu läbirääkimistel. Mis tähendab, et puht nagu tõenäosusteooria järgi, okei, osad neist õnnestuvad, osad neist ei õnnestu, aga lõpuks, kui kõik koalitsioonid on tehtud, oleme me rohkemates kohtades, valdades ja linnades võimul, kui me olime ennem valimisi. Siin on üks aspekt veel, millele tasub tähelepanu pöörata, mis võib-olla niimoodi eemalt vaadates ei paista välja. See on see, kui toksiline on tegelikult kõikide teiste erakondade ja valimisliitude jaoks Reformierakond. Ja. Reformierakonda tahetakse igal pool isolatsiooni jätta. Ja loomulikult on selliseid kohti, kus ei ole võimalik. Ja kus, ütleme, eriti väiksemates kohtades on ka puhtinimlikud suhted väga olulised. Ja puhtinimlikud suhted võivad kusagil olla ju ka mõne reformierakondlasega täiesti normaalsed.
Noh, ma ütleksin näiteks Pärnus, kus ma kandideerisin, Romek Rosenkraniusega on võimalik täiesti mõistlikult. Aga tema ei ole elupõline reformar. Jaa, aga tema astus Reformierakonda ka alles praegu. Vahetult enne valimisi. Jõuab veel roisku minna. Aga on mitmeid reformierakondlasi seal, kellega ei ole mõistlikku juttu võimalik absoluutselt rääkida. Kes on ülbed, kes on häbematud, kes on nii ennast täis ja nii veendunud, et nad on universumi direktorid. Et no midagi ei ole teha, nendega ei ole võimalik asju ajada. Lisaks ikkagi korruptsioon, et noh see, kui kokku on nende meelest kasvanud avalik raha ja nende erahuvi, ikkagi ajab ikkagi kohutavalt marru mind. Mitte millekski Eestis, mitte kunagi raha ei ole, aga siis vaatad mingisugused rahad voolavad omavalitsuste eelarvetest 10 000 kaupa, mitte eriti keeruliste skeemidega. Ikkagi otsustajate reformierakondlaste kätte. Et see ajab ikka jube vihale. Aga kui me hävingutest räägime, ma ei ole aasta otsa tegelenud või kommenteerinud, ma ei ole tahtnud rääkida pärast seda, kui meil erakonna nii-öelda sisemine tüli ära oli, ma ütlesin, mina selja taha ei vaata, mina nendega ei tegele. Aga oli meil terves hulgas omavalitsustes istusid ausa näoga volikogu laua taga inimesed, kes olid saanud mandaadi EKRE valijalt, siis pöörasid EKRE-le selja, hüppasid üle, läksid kas mõnda teise erakonda või lõid siis oma selle uue erakonna Erki, Väärika ja mis kõik need olid? Viisaka ja Väärika ja siis istusid seal laua taga tegelikult ilma mandaadita. No mõned istuvad praegu Riigikogus ka meil. Just, aga nüüd volikogudes vormistati see mandaadi puudus nüüd ära. Mitte kusagil, mitte ainsatki neist, kes tähtsa näoga istusid ja rääkisid, kuidas nemad siin teevad seda, teist ja kolmandat, neil on mingid omad valijad. Ei olnud, tuleb välja, et ei olnud ühtegi oma valijad. 2 tükki said, aga need said Isamaa nimekirjas. Just, need olid Isamaa nimekirjas, selles mõttes see nii-öelda õiglus on nüüd jalule seatud. Aga seda tuleb muidugi öelda, seda ma ütlesin ka suurele meediale paaris intervjuus, et tegid nad meile kahju siiski. Et ega siin midagi öelda ei ole, et 2 või 3 kohta olid, mis said kõige rängemalt pihta, kui meil see sisetüli oli või kodusõda, nagu mina teda kutsun. Need olid Tartu linn, need olid Viljandi piirkond ja see oli Pärnu piirkond. Ja Tartus ilmselgelt meie tulemus selle tõttu ka kannatas. Viljandi vallas jäime selle tõttu volikogust välja. Pärnus ka tulemus ei olnud sama, mis 21. aastal, aga siin ma uuesti kordan. 21. aastal meil oli laine. Ütleme sarnane laine nagu tänapäeval oli, nagu sel aastal oli Isamaal. Et inimesed, suvalised inimesed astusid Isamaa ridadesse ja kandideerisid, polnud kunagi ennem poliitikas olnud, polnud kellelegi tuntud, aga hääled hakkasid külge. Et meil oli sama asi 21. aastal. See aasta jäid, see nii lihtne ei olnud, häälte nimel tuli punnitada, kõvasti vaeva näha häälte kätte saamiseks. Need, kes olid meie, ütleme siis tuumiktoetajad, tulid välja, need, kes tuumiktoetajad ei olnud, need kuskil pudenesid mujale ja sellele lisaks siis varastati meilt hääli, mul oli selles ka mingit kahtlust. Ja võt nüüd me jõuame Tallinnasse, et Tallinna on meie jaoks keeruline kant olnud kogu aeg. Kui me vaatame, läbi aegade vaatame, ütleme, erakondade küsitlusi, siis Tallinn on pool sellest, mis on ülejäänud Eesti. Kui meil oli siin erakonna tippaeg seal 25-27% üldtoetus, siis oli selline seis, et mujal Eestis oli 35%, Tallinnas oli 15-17%. Et see oli nagu Tallinna parim aeg. Eelmistel kohalikel valimistel Tallinna toetus oli meil enam-vähem täpselt 9%, nõks alla 9%. Täna vaatame küsitlust ja kohe nendest küsitlustest võime ka rääkida. Mujal Eestis on igal pool suke 25%, 20% midagi üle selle, eks ole, Tallinnas on 10 ringis, et pool sellest. Nii, ja nüüd arvestades seda, et Tallinnas niikuinii on meil see üldine toetusfoon on madalam, ei olnud, aga kõik küsitlused näitasid, et me saame ilusti sisse. Tänava kampaania, mul ei olnud mingit muret. Meil olid valijad, olid olemas. Ja siis tuleb valimisõhtu ja jääme 1000 häälega
jääme alla, et ei olnud vaja palju ära varastada. Et võtta seal senikaua, kui paks läheb kõhnaks, kõhn suureb nälga, eks ole, et kui ülejäänud Eesti oli meil siuke mõnus priske, on partei protsent, siis Tallinnas oli kõhnavõitu. Ja kui siis ära ka varastad, siis võt Tallinnas lükati meid sellega alla künnise minu meelest. No kampaania kogemus näitab seda, et kui olid kõrvuti näiteks meie telk ja parempoolsete telk kuskil, siis parempoolsete telk oli tühi. Aga meie telk oli alati rahvast täis. Nii et on täiesti selge see, et need samad e-hääled, toome ühe näite. Tuntud tegelane Ilmar Raag, suur spindoktor meil. 2/3 tema häältest olid e-hääled. Ja, aga Ilmar Raag on ise tunnistanud ETVs, et tema võttis Johanna-Meri Lehtme käest sularaha 10 000 eurot ja tõi selle sularaha Eestisse ja mitu korda on seda lausa teinud ja miks 10 000 eurot, miks ta ei oleks võinud korraga tuua kogu portsu ära, sellepärast et 10 000 eurot on see piir, kust maalt edasi ülespoole sa pead hakkama deklareerima suure sularaha käitlemist. Aga tema käis ja tõi seda nii-öelda Slava Ukraina, andke meile raha kriiskamistega kokku korjatud Eesti annetajatega kokku korjatud raha, mille Johanna-Meri Lehtme võttis Ukrainas välja sularahas, andis Ilmar Raagi kätte, Ilmar Raag tõi Eestisse, kuhu pandi, mis tehti sellega, siiamaani ükski ajakirjanik huvi ei tunne. Kampaanias mina üritasin seda teemat tõstatada, lihtsalt teema ei läi. Ei võtnud tuld, ei eruta, kuidagi ei eruta, põle skandaal. Kedagi ei eruta kaitsepolitseid, ei eruta prokuratuuri, mitte kedagi ei eruta. Aga näed, premeeritakse e-häältega. Tervet seda parempoolset erakonda niimoodi premeeritakse e-häältega. Et siin ikka mulle meeldib see Stalini ütlus, kas pole mitte liiga palju juhuseid. Ei ole lihtsalt liiga palju juhuseid. Aga tuleme korra tagasi meie juurde ja ma ütleks niimoodi, et sa lugesid üles need kõige raskemad kohad, mis meil olid. Põhimõtteliselt Viljandis me oleme ikkagi olemas. Me oleme volikogus ja Viljandis on väga suur tõenäosus, et me läheme ka linnavalitsusse, et me moodustame koos Isamaaga koalitsiooni. See ei ole lõplikult lukku löödud, vähemalt hetkeseisuga veel mitte, aga see tõenäosus on ülimalt suur. Pärnus me oleme üles ehitanud uuesti, kõik need kaotused oleme kompenseerinud ja Pärnus me läheme tõenäoliselt ka selle koalitsiooniga linnavalitsusse ja saame suure tõenäosusega jälle ärme õiskame enne õhtut, midagi pole lõplikult lukku löödud, saame linnapea koha. Tartu. Tartus tehti meil ju täiesti praktiliselt 0 seisu viidi meil see asi seal. Fraktsioonist jooksid kõik minema, üks inimene jäi alles. Malle Pärna, kes jäi kristlasena, ausa inimesena meile truuks. Oma valijale truuks, jaa. Ja nüüd oleme me 3 mandaati saanud, ei ole hõisata midagi, aga arvestades seda, et need inimesed, kes meil selle asja seal uuesti üles ehitasid, püsti panid, ei ole mingisuguse esimese suurusjärgu poliitika tähed, nad alles teevad endale poliitikas nime. Malle Pärn võib olla välja arvatud, ta on juba pikalt olnud ja ka volikogus olnud, siis ma ütleksin, et me oleme väga tublisti sellest olukorrast välja tulnud ja siinkohal ongi vaja ka valijale ja raadiokuulajale meelde tuletada, et kogu selle aja jooksul, mis meil sellest suurest tülist ja meie erakonna ülevõtmiskatsest ja väljaviskamistest ja ärajooksmistest on mööda läinud, me oleme tegelenud erakonna uuesti ülesehitamisega, uuesti võrgustiku ülesehitamisega, rohujuure tasandiga. Me jätkame seda ja ma olen täiesti veendunud, võin panna käe piibli peale, Riigikogu valimisteks oleme me uuesti palju paremas vormis. Mul ei ole selles mingit kahtlust, et kui ma mõtlen paarile asjale veel, me ei tea täpselt, täna ei ole veel avaldatud neid andmeid, aga on mingisugused spekulatsioonid on ja kampaania käigus teatud, olid mingid uudised, et tehti küsitluse, ajakirjanikud küsisid, kui palju mõni üks või teine või kolmas partei, meile tuli ka see päring sisse, et kui palju siis kavatsetakse kampaaniale raha kulutada. Meie kulutasime suurusjärgus 300 000. See on hästi säästlik kampaania. Ma arvan, et me oleme nende Riigikogu erakondadest või suurtest erakondadest kindlasti kõige odavama kampaania teinud 300 000-ga. Tegime seda teadlikult, sest meie jaoks on oluline. Me kardame, või ütleme, me peame olema valmis selle jaoks, et võib-olla tulevad erakorralised valimised järgmise aasta
aprillis. Et see ei ole väga suur tõenäosus, aga võib juhtuda. Me ei tohi olla vaesed selle, me ei tohi olla sellised, kellel ei ole raha siis üldse. Et selleks ajaks peab meil olema puhver. Kui ei tule järgmise aasta kevadel valimised, siis tulevad ülejärgmise aasta kevadel valimised. Me peame koguma endale raha, et siis olla ikkagi mahuga ka pista rinda teiste erakondadega. Praegu kohalikel valimistel on võimalik väga suur osa kampaaniast toimub nagunii koha peal nii-öelda inimeste tasemel, rohujuure võrgustiku tasemel, aga Riigikogu valimistel see päris, see üksi välja ei vea. Võib-olla oleks pidanud rohkem raha kulutama, see on selline sisemine analüüs, millega me peame kindlasti ka veel tegelema, aga... No ma toon ühe näite, me ei pannud Tallinnas plakateid välja. Aga mujal Eestis selle eest panime väga palju. No seal ikkagi inimesed ise ka väga just, palju otsisid neid kohti, kus oleks võimalikult odavalt või lausa tasuta võimalik panna. Et selles mõttes, see on kas või üks näide. Aga see on kole kallis asi. See on jube kallis asi. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas oli üle ujutatud Tallinna linn Reformierakonna plakatitega, aga ka Eesti 200 plakatitega, siis sinna läks ikka jube raha. Ja või teine näide, me oleme alati teinud otseposti ja paganama Omniva on tõstnud viimase 2 aasta jooksul põhimõtteliselt otseposti hinna 2-kordseks. Et kui me mõtleme võrreldes 21. aasta omavalitsusvalimisi, siis oli Omniva otseposti hind oli, ma arvan, et rohkem kui on ta tõusnud siin umbes 2 korda on tõusnud. Et Riigikogu valimistega võrreldes umbes 50%, aga võrreldes eelmiste valimistega 2 korda. Ja me vaatasime neid arve, mõtlesime, et pagan küll, ja seal juures veel on see hästi levinud, et Omniva ei vii kohale seda. Et mingid tänavate kaupa jääb post kohale viimata. Teised erakonnad tegid seda, mis me veel tegime, me seekord ei võtnud üldse online'i ehk siis Delfi, Postimehe, Õhtulehe portaalides reklaami. Kui sa vaatad, mina Delfis ei käi, aga Postimehes aeg-ajalt loen. See oli lihtsalt kollane ja rohsinine. Isamaa ja Reformierakond ujutasid selle lihtsalt sellises koguses üle, et nagu kunagi Mart Laar kirjutas, et interneti kirjutasin täis. Aga Eesti 200 ka. Jah. Sotse oli vähem, sotse vilksates siin. Ma üldiselt arvan, et üledimensioneerimine ei ole mõttekas, et sa võid vundamendi valada ükskõik kui sügava, et ühel hetkel sa lihtsalt valad üle liiga palju betooni, et maja sellest tugevam ei tule. Aga kui ma summasid võrdlen, siis Eesti 200, ma ei mäleta, mis nad oma summaks ütlesid, aga ma mäletan selgelt, et parempoolsed, kes ei ole Riigikogu partei, ei saa muide ka riigilt toetust, või mitte märkimisväärset toetust. Nemad ütlesid, et neil läheb vähemalt 700 000 kampaania peale. See on juba rohkem kui 2 korda suurem summa, kui meie läksime. Sotsid rääkisid umbes samast suurusjärgust, eks ole, ka seal mingisugusest sellisest kindlasti alla 1 miljoni jäävast summast, üle 500 000 jäävast summast. Kui ma vaatan mahtusid, siis Isamaa ja Reform kindlasti mõlemad panid üle 1 miljoni. Kindlasti, see suurusjärk oli, ehk me räägime 3 kuni 4 korda suurema raha kulutamise mahust üleriigilises kampaanias. Sellel, midagi teha ei ole, inimesed võivad öelda, mind reklaam ei mõjuta, aga elu näitab, et siiski mõjutab ja maht mõjutab. Ühel hetkel on lihtsalt saturatsioon, aga maht mõjutab. Et see kindlasti on ka üks põhjus, miks meil ei läinud nii hästi, nagu me tahtsime. Et kui me oleksime tahtnud rohkem, siis me oleks pidanud rohkem raha peale valama, aga see oleks kõik toimunud sellisel juhul Riigikogu valimiste eelarve arvelt. Ja, aga ega Riigikogu valimisi ei saa ikkagi võtta niimoodi, et aga küll me siis raha saame, ei saa. Ja ausalt öeldes sa ütlesid, et ei ole võimalik sõimata meie peavoolumeediat piisavalt. Tegi siin keegi Marii Karell oma telesaates ju provokatiivseid katseid meelitada meid libedale ja liba ärimeeste pakkumistega tekitada olukord, kus oleks võimalik vahele võtta, nagu me illegaalselt võtaks kuskilt raha. Rõhutan veel kord üle. Meil on selge ja algusest peale kehtinud seisukoht. Me võtame annetajatelt raha täpselt nii, nagu seadus ette näeb. Annetaja peab ütlema oma nime, peab kandma selle raha oma panga arvelt meie panga arvele ja mingisuguseid sularaha susserdusi ja muid variante ei ole. Lihtsal põhjusel meid pannakse kohe vangi.
teistega ei juhtu midagi, aga meid pannakse kohe vangi. Siin ei ole mingit küsimustki. Meil pannakse kütusekaardi valesti kasutamise eest inimesi vangi meil. Ja välja, aga näe, mitte midagi ei juhtu sellisel juhul selle samuse Lauri Läänemetsaga. Temal ei juhtu midagi. Nii et me oleme selles mõttes ebavõrdses võitluses kogu aeg, aga pole midagi. Ebavõrdne võitlus karastab ja teeb nutikaks ja leidlikuks. Ja kui me tuleme nüüd valimiste juurde tagasi, siis ega minul ei ole tegelikult üldse mingisugust kahtlustki selles, et need valimised olid meile väga hea lakmustest selleks, mida me peame nüüd tegema teisiti, et Riigikogu valimistel tulla välja paremas vormis. See puudutab nii Tallinnat, see puudutab ka maapiirkondi ja see puudutab personaaliat, see puudutab organisatsiooni, see puudutab rahasid ja rahade kasutamist, et me saime tegelikult väga palju õppetunde ja ega me ei ole neid analüüse kõike veel suutnud teha, näiteks Tallinna osas me siin lähiajal peame ka ühe suure ajuraju, aga põhimõtteliselt meil on, mida analüüsida niimoodi, et me nendest asjadest muudame need asjad oma tugevuseks. Ja ilma paanikata, ilma sahmimise või jähmimiseta. Nii et selles mõttes, aga partei tugevust näitabki see, kas sa nagu ka keerulises olukorras või ka sellises olukorras, kui sa ei ole saanud seda, mis sa oled lootnud, oodanud või tahtnud, ikkagi lähed plaaniga edasi. Mitte ei pudene laiali või ei hakka paanitsema. Paanitsemisest tunned ära selle, et see ei ole professionaalid. Need ei ole professionaalid. Meil mingit põhjust paanikaks ei ole ja ma ei näe ka, et keegi paanitseks. Aga ma tahtsin mõne asja veel siia nende valimiste asja juurde öelda, et nii nagu valimiste võltsimisega 23. aastal võeti meilt ära umbes 10 Riigikogu kohta ja minult peaministri koht. Nii võeti meil seekord valimiste võltsimisega ära Tallinna volikogu kohad ja sellega hoiti põhimõtteliselt siis Keskerakond võimult eemal, sest et me võime siin spekuleerida, võib-olla oleks Keskerakond läinud kellegi teisega, kutsunud Isamaa, kutsunud Sotsid, kutsunud Refi, kutsunud ma ei tea kelle mille, parempoolsed, aga see ei sega kedagi veel, aga nad ei oleks tohtinud meiega minna. Ja kuna Keskerakonnalt ei ole võimalik Tallinnas nii palju hääli ära võltsida, et nad auti mängida, siis lihtsam oli meid, kes me olimegi niikuinii seal, ütleme sellises mitte väga palju üle künnise, lihtsam oli meid siis lihtsalt sinna künnise alla, 1000 häält jäi puudu ja tehtud. Aga sellele, need on kõik pürrose võidud. Ma vaatan seda nüüd, millisel moel vinskleb ja viskleb Isamaa. See, millise kiiruse ja hävitavusega nad endale mitte kuuli jalga, vaid ikka kuuli pähe lasid Tartus. Vaata ja vanguta ainult pead, et kuidas nii võimalik on. Võitsid valimised, jäävad ilma linnapea kohast, kõigest jäävad ilma ja teevad ennast veel täis. Et minu meelest ma olen isamaalastega rääkinud, päris palju rääkinud, meil käivad üle terve riigi mitmes kohas ka ju läbirääkimist koalitsioonide tegemiseks. Ja nad ei saa aru sellest, et see on Tallinna meediamajade kõlakoda või mullikene, et Keskerakonnaga või EKRE-ga tegemine on nende valijaid välja vihastav. Kulla sõbrad, see lihtsalt ei vasta tõele, tulge välja sealt kõlakoest, tulge sealt mullist välja ja saage aru. Kõige toksilisem, nii nagu sina ennem ütlesid, on ikka Reformierakond. Nendega tegemine tõmbab teile vee peale ja me juba näeme, kuidas see vesi kolinal kohiseb. Tartus on inimesed nende peale ikka jube vihased. Ja mõnes teisel pool veel. Mitte ainult Tartus, tegelikult see nördimuslaine on juba üle Eesti jooksnud ja vaatan kommentaariumites ja sotsiaalmeedias, inimesed ütlevad, see on siis see muutus nüüd, mida te lubasite meile, et juba esimene kord, kui on võimalik muutust hakata ellu viima ja võtta linnapea koht Tartus, kus te lubasite ka muutust, te lasete lihtsalt vabalt sellel asjal rentslisse voolata. Viskate kõigepealt välja ühe inimese, kes on posikeselikust rumalusest võib-olla teinud mingisuguseid ufafaa nalju, eks ole. Kusjuures tegi nalja, et ETV selle tujurikkuja saate
saate üle või selle saate pealt, parodeeris musta huumori saadet, eks ole. Ja seletas selle ära ka, aga kedagi tema seletus ei huvitanud. Aga ma ütleksin, et teine koht, kus minu meelest Isamaa ikkagi ka endale jalga tulistas, oli Pärnu. Sest et minu meelest on asi nii lihtne, Isamaa võitis need valimised. Kui palju seal oli aus või kui mitte aus, seda me saame teada, kohus ka veel kerisib, aga ütleme, et ta võitis valimised nii protsendiga, kohtade arvuga ja nii edasi. Kui ta nüüd oleks teinud mõistlikult, et temal on hea positsioon, meie oleme igal pool Eestis volikogudes sees, mitte suurete fraktsioonidega igal pool sees, kui me paneksime ilusti seljad kokku, võtaksime mõnes kohas, eks ole, mõne valimisliidu, mõnes kohas Keskerakonna, mõnes kohas mingid muud kombinatsioonid, mis siin on, väiksemates kohtades ka võib ju selle ühe või kaks reformierakondlast, kui nad on normaalsed inimesed ja pole pätid, eks ole, need kombinatsioonid väiksemates kohtades on keerulised, kõik igal pool on isikute põhised. Siis oleks võimalik muutust teha. Meie tahame muutust, nemad lubasid muutust. Aga mis nad Pärnus tegid? Tulid meie juurde, ütlesid, jah, muidugi teeme koalitsiooni, aga me ei saa teistmoodi kui Reformierakonnaga, et me oleme komplektis Reformierakonnal. Sorry, me ei taha seda komplekti. Jah, Isamaaga hea meelega istume kokku ja lepime asjades kokku, aga kui komplekti pannakse laua peale Reformierakond, siis me sealt laua tagant astume ära. See komplektis oleks ju selge olnud ka see, et me oleks olnud jalamatt. Me oleks selles komplektis olnud need, kes mitte midagi praktiliselt ei saa, saavad mõned sümboolsed kohakesed, mingid volikogu aseesimehe kohakesed, mingid ühe aselinnapea võib-olla kuskil, mis on kõige keerulisem ja kõige vastikum koht, mida keegi teine ei taha. Oleme need jalamatid ja peksupoisid ja nemad õitsevad siis edasi. Ja aasta pärast visatakse meid veel, kui me oleme kõik nende jamad enda kaela saanud, siis visatakse meid koalitsioonist välja ja võetakse mõni valimisliit. Ja mis on meie valimislubadused Pärnus olnud? Teha korda lasteaedade koolide toitlustus. See on ju Isamaa käkk, mille nad on kokku keeranud seal eelmises linnavalitsuse volikogus. Sellele nad oleks ju hakanud vastu töötama. Me ei oleks saanud seda teha. Parkimine, teine teema. Ei, nad oleks sellele vastu olnud. Ja ühesõnaga kõikides küsimustes Pärnus ka ju tuulikud ikkagi. Pärnus ka maamaks ikkagi. Ma ei mõtle, ma ei taha hakata kõiki neid asju üles lugema. Kampaania just selja taga endal on kõrgi auguni. Aga me ei oleks midagi saanud ära teha selles komplektis. Aga praegu on meil selles komplektis, kus meil on valimisliidud ja Keskerakond, meil on kattuvus 2/3. No see vastutöö, mis toimub näiteks ka Kuressaares või ütleme siis Saaremaal ja see, millise raevuga, millise alatusega, milliste võtetega, üleostmiste ja raha pakkumistega tormatakse lammutama siis võimalikke sündivaid koalitsioone reformierakondlaste poolt, kui neid ähvardab väljajäämine, see on, inimesed ei usu ära, kui räpane see on. Seda oma kõige mustemates fantaasiates mõtlete ja siis korrutage 2 ja ikka jääb puudu. Et see on hämmastav, mitte hämmastav, meie, sina ja mina oleme seda näinud, aga see, missugused inimhingede mudijad nad on, millised pressi nad teevad, nad tulevad sul õhtul koju ukse taha ja ükshaaval tegelevad volikogu saadikutega, et lammutada neid sündivaid koalitsioone, kus ei ole sees refikad. See on ikkagi demokraatia kõige ilgem pale pool. Aga ma tahan selle teema lõpetuseks öelda veel ka, et tegelikult ei ole siin hõiskamise kohta ka Keskerakonnal. Sest et ega nad ikkagi üle Eesti ei teinud mingisugust supertulemusi. Ja ei teinud supertulemust ka Ida-Virumaal, kus neile ennustati väga suurt võitu. Seal ikkagi pigem valimisliidud võitsid need kohalike... See on see, millest me alguses räägime. Üllatus, suvalised valimisliidud said Kulbi ja Kalluriga endale e-hääli. Ei osanud isegi tahta. Ja momentum, järgmistel ka juba Riigikogu valimistel momentumit enam ei ole. Ei ole enam seda kiriku teemat, ei ole enam seda valimisõiguse teemat, ei ole enam ka eestikeelse hariduse teemat sellisel kujul tõenäoliselt, nagu ta praegu on. Et need teemad, mis nagu kuldkandikul Keskerakonnal, eriti Tallinnas, võimalused laua peale tõid, neid teemasid enam ei ole.
Keskerakonna puhul tuleb öelda, eks ole, et nad nii-öelda tulid teisele kohale nii absoluuthäälte arvudega kui protsentide ja ka volikogu liikmete kohtadega, et ei, teisele kohal nad ei tulnud volikogu liikmete kohtadega, nad jäid meist selada. Aga kus need protsendid ja hääled tulid sellest suurtest linnadest, suurtest venekeelsetest linnadest, eks ole. Tallinn, hiigla suur, 200 000 inimest käib valimas, eks ole, pooled neist on venekeelsed. Narva, Kohtla, Järve, need on need kohad, kus neil tuli palju hääli. Ka Tartus ja Pärnus, suured kohad. Ja väljaspool seda ikka väga nadi pilt neil, väga nadi pilt ja selle kõigele lisaks nagu ikkagi väga kibe pill, just kui võitsid Tallinnas, aga ei pruugi üldse võimulegi saada. Et see pilt on veel täitsa siin laperdab, et siin käib pimesiku mäng. Ja, aga kuna need läbirääkimised käivad igal pool ja pilt on alles suhteliselt segane, siin seal midagi juba hakkab nagu kontuure omandama, aga me räägime sellest kindlasti edasi järgmine kord. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja nüüd lähme välismaale, niivõrd kuivõrd Euroopa Liit kvalifitseerub välismaaks, et selle nädala lõpul on ülemkogu koosolek siis... No mina ei pea Macroni oma kaasmaalaseks. Ei, von der Leyenit ka mitte mingisuguseks Euroopa presidendiks või me ei pea, mis nad, Costa on president, aga selle ühesõnaga see bürokraatide plejaad, kes maksab endale iigla suurt palka ja kujutab ette, et valitseb 500 miljonit inimest, see on absurd. Aga ülemkogu koguneb ja see on nüüd üks selliseid ülemkogusid, millel jälle läheb tüliks. Ülemkogus räägitakse muidugi rahaasjadest. Me küsisime ju eelmisel nädalal Riigikogu infotunnis siis Michalilt, et vaadates ülemkogu päevakorda. Loomulikult on seal ikka Ukraina teemad ja seal on kõik muud niisugused teemad, millest meeldib rääkida Michalile, aga seal on ka 2 sellist teemat, mis on puudutavad väga konkreetselt Eestit ja üks neist on siis rohepööre. Et rohepöörde nii-öelda tagasipööramine või pidurdamine või ümbertegemine või kuidas iganes, rohepööre on ju täieliku katastroofiga lõppenud juba tervele Lääne-Euroopale ja ka meile. Ega siis need elektri hinna tõus, inflatsioon, see on rohepööre. See ei ole Ukraina sõda, see ei ole COVID. See on rohepööre, mis meile kõige suuremat majanduslikku kahju teeb praegu. Ja Saksamaal veel rohkem ja Prantsusmaal samamoodi ja igal pool mujal samamoodi. Ja riigid on ju mässavad selle vastu. Rahvad mässavad selle vastu. Ja teine teema, mis seal tuleb päevakorda, on siis immigratsiooni reeglite ümber tegemine. Ja seal läheb mürgliks ja märuliks. Ja selles nii-öelda taustal on arutelud siis eelarve üle, mille puhul siis Euroopa Liit on otsustanud või komisjon on otsustanud, et nad soovivad endale põhimõtteliselt õigust hakata liikmesriikides ise otse makse kehtestama ja siis ma nüüd küsin igalt kuulajalt, et aga millal toimuvad need valimised, kus me saame maha hääletada von der Leyeni, kes meile makse hakkab kehtestama komisjoni, et kui meil Eestis tehakse automaks, siis me teame, millistel valimistel me saame karistada neid, kes teevad meile automaksu. Kui Euroopa Liit teeb meile plastikumaksu, siis näidake mulle, kus me neid saame valimistel karistada, et plastikumaksu ei tuleks või ei tuleks uued inimesed, kes selle tühistaks, nagu meil on automaksuga. Et see on absoluutselt vastuvõetamatu välistatud, et mingisuguste Euroopa Liidu poolt kehtestatud maksudega me hakkaksime üldse arutamagi seda asja. Aga nemad tahavad. Nad tahavad üleliidulist kaitsemaksu kehtestada. Ja sinna juurde nad tahavad ka üleliidulist kaitseväge või ütleme siis riigikaitselisi pädevusi. Ja see kõik on nii läbinähtav. Euroopa Liit ju alati läheb niisuguste väikeste viilukeste kaupa, et algul nad hakkavad koordineerima ainult ühiseid riigikaitsehankeid. Ja siis selle jaoks on ju raha vaja, selle jaoks me hakkame küsima ühiselt maksu. Ja siis on meil vaja juhtimisstruktuur ja juhtimisstruktuur loomulikult ei sekku liikmesriikide riigikaitse, siis kaitsevägede juhatamisse, aga neid tuleb omavahel koordineerida ja integreerida.
ja selle tõttu on meil vaja ikkagi ühte ühtset sellist direktoraati või komisjonäri, kes selle kõigega tegeleb. Ja siis enne imet mõne aasta pärast see direktoraat või komisjonär juba ikkagi jagabki korraldusi ja käske ja keelde nendele liikmesriikide kaitsevägedele. Ja ongi meil üle-euroopaline alluvus, Eesti kaitsevägi ei allu enam Eestile, Eesti parlamendile, Eesti valitsusele, vaid ongi juba komisjoni alluvuses. Ja siis juhtub täpselt see, mis juhtis Varssavi lepingu organisatsioonis, kui sakslastele nõukogude võim ei meeldinud, siis toodi Poola väed sisse, kui poolakatele nõukogude võim ei meeldinud, siis toodi Ida-Saksa väed sisse. Ja ma ei mäleta, kes seal Ungaris käis materdamas, seal vist olid nõukogude liidu enda väed. No Tšehhis olid kõik Varssavi pakti maad, mis seal olid, ma mäletan, kui 68. aasta Tšehhi sametrevolutsiooni või mis seal püüti teha, ma ei mäleta täpselt, mis selle nimi oli. Ja siis oli niimoodi, aga siis oli niimoodi muide, et väga selgelt tulid ka rahvuslikud iseloomuomadused välja. Kui tšehhid blokeerisid mingi tankikolonni ees tee, siis Vene ohvitser ronis esimesest tankist välja ja hakkas kauplema ja sõimama. Ja tšehhid kauplesid ja sõimasid vastu ja lõpuks venelased tulistasid õhku ja tšehhid läksid lõpuks laiali. Aga kui sakslased samasuguse asjaga kokku puutusid, et tankikolonn blokeeriti, siis sakslased võtsid kella välja, ütlesid, et teil on 30 sekundit aega, sihtisid kuulipildujad inimeste peale ja tšehhid ei hakanud katsetama, kas saksa täpsus on ka kuulide osas pädev või mitte. No ja, aga sinna me liigume tagasi. Sellesse me liigume tagasi, sest et nüüd on ikkagi järjest tekib juurde, me rääkisime siin Tšehhi valimistega just seoses mõni nädal tagasi, eks ole, Babiš võitis valimised, aga ta ei saa veel seekord minna sinna peaministrina, sest teda ei ole veel peaministriks Tšehhi parlamendis kinnitatud. Aga see rinne komisjoni võimu kaaperdamise, Euroopa Liidu võimu tsentraliseerimise, Euroopa Liidust mitte liitriigi, vaid unitaarriigi tegemise vastane rinne ju kasvab kogu aeg, et seal on selles esirinnas on loomulikult Ungari ja Orban. Selles leeris on loomulikult Slovakkia ja Fico või Fico, Fico, jah. Ma olen temaga ka kohtunud, aga ma ei küsinud, kuidas ta nime ei taha hääldu, Fico. Ja Fico, jah. Ja seal nüüd on, loomulikult on seal Babiš ja tšehhid. Siis on teine rinne, mis on nii-öelda rahaline rinne, kes on kategooriliselt sellele vastu, et Euroopa Liit hakkaks mingeid makse tegema. Selles rindes on, ütleme, kui me siin räägime, idapoolne või endine siis raudsest eesriidest idapoole jäävate riikide nagu näha selline tuumik, siis teisel pool on need nii-öelda põhja-eurooplased, seal on siis Holland, rootslased, iirlased, mõningal määral ka soomlased seal võtavad sõna, eks ole, nemad ei ole nõus sellega, et Brüssel nende rahakotis sobrab. Saksamaa on seal kusagil vahepeal alati. No ja. Üks suur teema, mis on, see on ikkagi see nii-öelda rändepakti ülevaatamine. Ja see on ka suur asi. Ja siin ei ole üldse kahtlustki, ikkagi britid on nüüd väljas ja nende massirahutused kogu selle immigratsiooni vastu. No Iirimaa ka põleb. Aga Iirimaa põleb, ma tahtsingi öelda, Iirimaa põleb. No meil muidugi presenteeritakse seda jälle. Meil ei presenteeritagi. Mingisugune uudis oli, kuidas Iirimaal läks paremäärmuslased paremäärmused hakkasid märatsema. Need on need 40 või ütleme keskmiselt 40-aastased naisterahvad, kes seisavad kurja häält tehes plakatiga, kuna tema 10-aastast tütert on jõhkralt grupi vägistatud ja sõimavad politseid, kes kaitseb neid grupi vägistajaid. No muidugi on ta paremäärmuslane, kui ta seal ennast niimoodi väljendab. Aga neil läheb asi kontrolli alt ära, ma mõtlen need globalistlikud Euroopa Komisjoni ja kõik muud jõud, sest et midagi ei ole teha. Ei ole ainult Fico ja ei ole ainult Babiš ja ei ole ainult Orban, on ikkagi ka võimsad parteid nende suurte riikide sees, AFD. No te võite, kulla sõbrad, nimetada AFD-d Kremli-meelseks, mida ta ei ole. Sakslased ei ole kunagi Kremli-meelsed. Sakslased on saksameelsed. Sakslased on saksa natsionalistid, šovinistid, kui soovite. Sest neil kodumaa
põleb neil kodumaa, võetakse käest ära, on juba võetud käest ära. Sakslaste kannatus on katkenud. Ida-Saksamaa, kus seda on vähem, kuna ta on mõnevõrra vaesem kui Lääne-Saksamaa. See on tegelikult see vedur, mis veab praegu nii-öelda Saksa renessansi ja AfD on selle Saksa renessansi veduri mootor. No, ma toon ühe näite lihtsalt, meil jälle mitte keegi ei räägi, ma olin ühel debatil, kus ma rääkisin sellest põhjamaisest Tallinn kui Kopenhaagen või põhjamaine linn, ma ütlesin, et ainus, mida ma usun sotsidelt on see, et nad tahavad tõesti samasugust põhjamaist vägistamiskultuuri, pussitamiskultuuri, veoautoga jõuluturul inimeste laiaks sõitmise kultuuri, nagu meil on Stockholmis või Malmös või Kopenhaagenis või loetle ükskõik milline keskmise suurusega või suurem Saksa linn siia, eks ole. Ja selle peale hakkas keegi kriiskama, et sellised väited tuleb kuidagi faktiliselt põhistada ja see on niisugune viha õhutamine. Ja ma ütlen nüüd faktilise. Keskmiselt toimub Saksamaal, mis on küll suur riik, 86 miljonit inimest, 70 noarünnakut päevas, kus ründaja on moslem ja ohver on sakslane. Keskmiselt ühes päevas. Faktikontroll lükkab ümber, kindlasti ütleb, tegelikult on 73. Et ma valetasin jälle, aga see on see seis, kus Saksamaa. Ei no ja hakkab muidugi, läheb mingis skolastikasse, kuidas kõik ei ole moslemid. Ja mõni moslem ründab teist moslemit. Ei olnudki kõik valged. Aga Prantsusmaal täpselt samamoodi. Prantsusmaast me peame varsti rääkima ühe pikema segmendi, sest et seal on täiesti, see riik on revolutsioonilises situatsioonis. No, seal on ikkagi see, mis ta nüüd on, rahvusrinne, ta enam ei ole see. Rassemblement National. Ja ongi rahvusrinne eesti keeles. Põhimõtteliselt rahvusrinne, jah. Kas ta nüüd on kogu aeg kõige populaarsem, aga ta on igatahes üks kõige populaarsem. Ei, mäekõrgusel kõigist populaarsem. Järgmine on siis vasakäärmuslased, kes on poole vähem neist saavad toetust, ütleme. Ja Inglismaal on samuti ju see... No seal on reform ja Nigel Farage. Kui praegu toimuksid valimised Inglismaal, siis Nigel Farage'i reformipartei võidaks valimised nii, et neil oleks parlamendis seal kuskil 60-80 liikmeline ülekaal, üksinda. Et see on absoluutne, nagu inglise keeles öeldakse landslide, maalihe. Aga see tähendaks ka seda, et inglased võtaksid Inglismaa tagasi ja Inglise politsei ei hakkaks enam terroriseerima mitte oma tütreid, kaitsvaid isasid, vaid hakkaks ikkagi võitlema nende vägistajate ja kogu selle sisse sõitnud ja Inglismaad hävitava moslemi kalifaadi vastu. Hordi vastu. Me näeme, kuidas see Ameerikas toimub. Esikeks, kui keegi ütleb, et see ei ole võimalik. Ma siin rääkisin jälle valimiskampaanias ka üks tarkmees taskust tuli. No mida teie nüüd kujutate ette, et kõiki neid on võimalik riigist välja saata, et me oleme võimelised neid kõiki piiril kinni pidama. Ütlesid, jah, täpselt seda ma kujutangi ette ja mul ei ole selleks mingit fantaasiat vaja, vaid ma loen Ameerika uudiseid. Ameerikas on 6 kuud järjest illegaalne piiriületus sisuliselt 0. Üle 2 miljoni inimese on riigist välja saadetud või välja vabatahtlikult nii-öelda läinud, sest nad on illegaalid ja see arv kogu aeg kasvab. Jah, täpselt nii. Ja me ju näeme, mis Ameerika tänavatel toimub. Miks märatsevad vasakpoolsetes linnades rahvas ja linnapead ja politsei ülemad ja kubernerid sisuliselt õhutavad siis USA-st lahkulöömist või föderaalsete seaduste vastast avalikku, ma ei tea, kas oli vist Washingtoni osariigis on Portland ja siis Illinoisi osariigis on Chicago, kus linnapead on andnud korralduse politseile vahistada siis immigratsiooniametnikke, kui nad tulevad illegaalseid immigrante püüdma. Muidugi politseinikud ei täida seda käsku, aga see näitab seda, see ongi see poolest saadik kodusõda. Aga miks see nii on? Sellepärast, et need illegaalid on kogu kohaliku poliitilise establishmendi kas ära ostnud või ära terroriseerinud, sest et kogu see illegaalne hord tegeleb, mitte lihtsalt ei ole riigis illegaalselt, vaid tegeleb illegaalse businessiga. Eelkõige narkobusinessiga, aga ka inimkaubandusega, pedofiiliaga, sunnitud seksiorjusega ehk prostitutsiooniga. Kogu see business on, need on miljardid ja miljardid, mis ja kohalikud võimud ei julge, nad lüüakse maha. Trump ütles, ma ei mäleta, kas ta ütles seda selle sama Illinoisi või oli see mingi teise osariigi kuberneri kohta, et ta kardab, et ta lüüakse maha, kui ta mulle tuleb appi illegaalide vastu. Ja täpselt nii ongi. Ja ega Euroopas ei ole parem asi.
ja no võt, ja meil tahetakse seda kõike endiselt importida. Need samad jõud, keda meie süvariik koos selle e-valimiste pettusega ka praegustel kohalikel valimistel aitasid, need tegelikult ei ole ju selle globalistliku agenda vastased. Nad on selle globalistliku agenda tööriistad meil. Nemad ei kavatse panna kinni mingisugust immigratsiooni. Nemad ei kavatse kinni panna või tagurpidi pöörata rahvuskultuuri hävitamist. See, kuidas meil tegelikult rahvuskultuuri hävitatakse muuhulgas ka sellega, et ei rahastata rahvuskultuuri. Ja küll, me võime olla kriitilised, et meil ka kirjanikud ja ma ei tea, mis asjapulgad kõik on vasakpoolsed ja on ise endale selle õnnetuse kaela tõmmanud, aga kui me jätame ikkagi ERSO korralikult rahastamata ja laseme tegelikult oleme suuri kulutusi teinud muusikute koolitamisele ja laseme neil ära joosta Soome, Rootsi, Saksamaale, kuhu iganes, see meile ei jää ju lõpuks midagi. No, mina olen ERSO rahastamise pooldaja, aga siis ma tahan, et ERSO mängiks Ellerit ja Tubinat ja kõiki neid Eesti ja Ernesaksasid ja muid asju, et ma ei pea mõistlikuks neid rahastada, kui nad mängivad Ukraina hümni. Aga mis ma tahtsin veel öelda, et sa nüüd oled nii pessimistlik, et just võitis valimised partei, kes lubas, et muutus tuleb. Et küllap tuleb muutus, lõpeb LGBT koolides ära, maamaks alandatakse, tuulikud jäävad tulemata, muutus tuleb. No ja, lootus sureb viimasena. No ma loodan, et kuulaja sai aru, me ka teeme nalja vahel. Täname kõiki kuulamast, täname kõiki oma toetajaid ja oma valijaid. Me ei ole löödud. Vastupidi, nad ajasid mind 23. aastal vihaseks ja nüüd nad ajasid mind jonni täis. Kuulake meid järgmine nädala pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.